juures ostis nagu nüüd siis nagu palju ka kümneid. Mulle meeldivad need inimesed, kindlasti ma ükskord Neid või? mõtlen just ka selliseid, midagi sellist, et kus on nagu jah, seal ka rohelised. poole millimeetri, nolkivad seal 9 millimeetri juures, pool millimeetri. No jaa, aga see 8 on väga üldsuur. See on rohkem lätlastega. Mille millimeetri vahet? Pool millimeetri saal. Aga mul ikkagi on kõige rohkem. Teidega vahe, see on omad tootma, see sobivad mõte erinevad. See ongi käsi üle kõik. Sellel ei ole. Selle ma sain alles mingi 5 päeva tagasi käsi. Ei ole mingi pidanud vahe. See on tore loos, see kaitseb ju päris. Moskva Ivan või kurat teadis. Nii meeldib seda. Aga teist võimalust ei ole. Ma saan rahtuda, et vaatan ära, sellega ei ole. Nii palju ma teen. Aga veduriga peal. Aga niimoodi oli sõitnud Eestis. Ainult siis, kui katki oli see. Ei ole siin viidi ära. ei ole. Ma läksin, seal on 2. Ma lihtsalt väiditasin, see tõin välja tõmbetupiku, et kui rongid sõidavad samal ajal saaks pargis manöövri. Ladvusin neid rööpaid siia nii palju kui mahtusid. Nii palju oli. Piiko sirged on otsas. Kunagi mingi viga Klooga rannas, kus tuligi sama see tepp tuli järgi, viis ette rongi. Ma kuskil Venemaa sõidabki midagi, et sama see M veab seda diiselrongi. See ongi niimoodi mõeldud. Kuna diiselrongi enda mootorid on katki, siis Ei, minul on tähtis see, et saan lihtsalt siia rööpale panna. ei no esialgu niimoodi pärast. Pärast võis olla. Või sa siin välja olla? Mina ei oska isegi. Aga noh, Mina ei oska. no kuskil 60 aasta pärast ma teen teistmoodi.
tervise vaja. Ongi jälle üks aeg. Seal on, kun tämä ei jäänyt yhä pienistä. Meidän Veskiteolliset oikeaksi takaisin se Piusajaamassa seistä. No siis keegi näkis, että Piusajaamassa seisoo taksi. Mä helistäsin minun tuttavalle, kes töötab siin raudteelle. Palun helistas sinne ja kysyi, että kelle oma se taksi on, kas sitä voit tellida. Sitten mä vaatasin plaani sen, että taksikaan voit söitää ja jõuad rongi peale Oravasta takaisin. Mutta alkataan saada aivan valestumia. Tää helistas Oravassa. Ei meillä ei ole sellaista. See on vägev asi, jah. See on üks Šoti kuulsamaid ronge, Royal Scott, 30 aastate värk. Aga tegelikult neid kasutati ka 40-ndatel, peale natsionaliseerimist. Seal on juba need British Raili märgid peal. Peale 47. aasta riigistamist. Kuni sinna maana oli 4 suurt raudteefirmat. Aga siis jah, riigistati ära. Nii, ja sinu alus olegi siis nii suur või? Pagan, ma ausalt öeldes vaatan, et tegelikult oleks ühte juppi veel tarvis. Praegu on 4 meetrit, tegelikult peaks 5 võib-olla isegi olema. Alla 5 vist mulle tundub, et välja mängi vist. Et peaks veel juurde klapitama. Mina mahutasin enda oma väiksema kuidagi ära, see on 1 6 10 peale, aga see on ka napikas tegelikult. Jah, haoda rohkem saada. Et mida ma kõik tahaks siia peale panna ausalt öeldes. See ei mahu mitte mingi suur praegu. On. Ja.
Hollandi mehel on see väga põnev väljavanek. On küll. See on üks tore Saksa raudteejaam nädal. Tal varasemalt seal olnud. Schwarzburgi oma koha. Ilus näeb välja. Hollandi on väga imeliku kuluga ruumi teha. Jah. Aga see punane peaks olema Taani oma. See punane, mis siin sõidab, see vist on Taani oma. Hollandi. Kas Hollandi või? Ahaa, võib-olla tõesti. On Hollandi teine pool olema Saksa. Ahaa, selge. Selge. Mulle tundub jälle. Ja. Mis päritolu sul see punane rong on? Kas on Hollandi ja see samune Taani või? Tähendab see punase listiga. Ei, see, mis seal sõidab. See on Taani oma. Taanika, jah. Ja. Aga vaata, neid tehti nagu selle 8 vagunilisi üksusi, mida oli võimalik jagada keskel. See on jagada, nagu Eestis jagati ka ära neid 6 vaguniga. Aga see tehti siis tõesti, et sakslaste nagu malli järgi. Ja.